Jah, ma võtan suurema. Nii. Kohe edasi. Pane sinna oma nimi kasinekirja ja igal ühel läheb vaja siit mõlemast kõrgest ka ühte asja. Kas perekonnanimi ka siin? Ei ole perekonnanimi tehtud, väga hea. Ja te ei pea üldsegi numbreid kirjutama, te võite näiteks kella ühe peale joonistada, ma ei tea, ühe maasika, kell 2 on näiteks 2 õuna ja nii edasi, et kuidas te ise soovite. Sina võid ka nüüd kirjutada, siis igal ühe juurde ennast numbrid 1, 2, siin on siis 1, eks, siin on 12 näiteks. Ja siis kõik kuni 12-ni või siis sa võid joonistada näiteks 1 kriips, 2 kriipsu, 3 kriipsu või hoopis 1 maasikas, 2 õuna, kuidas sa ise soovid. Näite viidika, saad, siit. Ahah, sinu jaoks on see šabloonist natuke suur, aga ma arvan, et sa saad ikkagi sellest ei ole midagi. Et vaata, siin on sellised nagu voltimiskohad, on ju. Iga selle kohta, kus siin see voltimiskoht on, tee endale see pisike täpike. Lihtsalt märgid ära selle koha. Punast saad, andke talle sealt edasi. Proovi niimoodi, et sa ei liiguta seda ja siis iga selle juurde väike täpike. Väga tore, aga kas te olete kuulnud Šveitsi kellad on hästi käinud? Jaa, mul tädil on šveitsi kell. Aga mis te arvate, mis on nii palju on? See on hästi kallid šveitsi. Ja miks see? Ilusad. Ilusad ka, jaa. Ja veel on üks põhjus on see, et neid toodetakse tegelikult, nad on hästi head, aga kui sa tahad head asja teha, siis see võtab kaua aega ja see tähendab, et neid ei saa hästi palju korraga toota. Ja mida vähem sa midagi toodad, siis seda rohkem inimesi, hästi palju inimesi seda asja tahab. Vikerkaar saab teha, võtta kaasa, kui iga kell on see seina peal, ei taha. Tead, mis vikerkaar on? Ei taha vikerkaar. Me saame tekitada seda siia ka seina peale. Tead, mis on vikerkaar? Mis teist? Te peaks teadma, kuidas vikerkaar tekib. Koolis ei ole veel, ma näitan teile. Palun, kus on vikerkaar? Siin on ta tehtud prismaga, aga looduses tekib ta veepiiskidel veel. Kahju, et ei taha vikerkaar, muidu oleks juba selline võtta. No ma ju tekitasin.
kuidas ma tekiks, et siin on prisma on siin ees, tähendab valguse murdemisel tekib, nii et muidu on vaja veesüsteemid, aga antud juhul siis läheb ära, see tutub selle asja. No niin, anna siia. Nii, esimesest startidest on möödas juba 5 minutit. Oi, tundub, et päevavad tahab anda ka linnasprinterile täna mõndagi informatsiooni, et täna tuleb kindlasti väga kiiresti teha. Sellepärast, et Eesti pärast on natuke külmakraanid, aga ootuge kinni, et jäävad kohe varsti seisma ja jäävad kohe kinni, et siit väga pinnad teha täna ei tule. Meil on niimoodi kokku lepitud, et tänasel päeval 25. septembril sügisel selle etapil on ilus ja kuiv ilm, et loodetavasti tema oma sõna peab, meie oleme oma sõna pidanud. Lubasime talle, et oleme tänasel päeval siin Raekoja-platsis kohal, siin ürituse korraldame ja kõiki spordisõpra, kõiki orienteerumishuvilisi inimesi siis ka starti ootame. Midagi muud küsimist tegelikult siin ei olegi, nagu ma ütlesin, Alma linnasprint, paaris orienteerumise võistlus, 7. hooaeg Tartus tänasel päeval nüüd lõpu leiab, ehk siis umbes 2,5 tunni pärast on selge, kes on 7. hooaja võitjad, kes on 7. hooaja teised ja kolmandad ning on teada, kes on tänase etapi võitjad ning on teada ka loosiauhindade võitjad. Kusjuures rääkides loosiauhindadest, siis täna umbes ütleme 17:10 ehk siis umbes poole tunni pärast kavatseme loosima hakata erinevaid loosiauhindu. Loosiauhindu on meil väga palju erinevad sponsorid, toetajad on loosiauhinnad välja pannud ning loosiauhinnad lähevad loosi siis kõikide osalejate vahel. Kõik osalejad siis pange endale kõrvale sellised sõnad, et meil on erinevad sponsorid, toetajad, kes vaatavad loosiauhindu ning sponsorite nimekirjas võib leida näiteks selliseid Eestimaa vabalettevõtteid Kooperi, Autosõit OÜ, SK, Pesuhood, Avanssia, Rootsis, Tartu Mill, Veinte, Oriflame, Tartu Seikluspark, Riovett, Trailblames, Whitefingers, Eesti Pagar. Nii et väga palju erinevaid loosiauhinnad meil täna on. Nagu ma ütlesin, siis väga palju toetajad meil tänasel päeval on. Kõik need toetajad oma loosiauhinnad loosi meile on ka pannud selleks, et teie kallid osamõtjad orienteerujad saaksite võimaluse neid endale võita. Ning nagu ma ütlesin, siis selleks, et loosiauhinda võita, ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui tänasel päeval minna rajale, rada läbida ning siis juba ka loota, et Fortuna naeratab just teile.
ei teagi, pole ise neid maju tegelikult veel näinud, aga aktsiaselts Gunhold on nii tore, et tema on siis välja pannud ühele õnnelikule, ehk siis ühele õnnelikule nende seast, kes on sellel aastal kohal käinud kõikidel Tartu etappidel, ehk siis on kohal käinud meil märtsikuisel etapil, maikuisel etapil ja täna, siis kõikide nende vahel läheb loosi aiamaja, nii et hetkeseisuga, kui ma nüüd õigesti mäletan, eile öösel, eile õhtul oli neid inimesi kuskil 216 või sinna kanti või 220, ütleme laias laastus, kelle vahel see aiamaja loosi läheb, nii et päris palju on selliseid sportlasi, kes on kahel etapil kohal käinud, eks ole, näha, kas nad täna tulevad või ei tule, et sealt võivad need nimed muidugi nimekiri võib väheneda, aga hops, väga hea Silvia tantsuvad, nii et kellel küll on, siis Silvia peale tantsu võib teda paar hooja päris nandada ja küsimused saada erinevates seistes, nii et tundke ennast kallis grindisõbrad ja kallis näidud, nii siin erinevad seisud saate ka õige päeva ära Hiina ja tuleb lihtsalt natuke kannatada ja siis jõuate viiulõesti ära. Aga rääkides sellest väga olulisest tegelikult rääkida, et väga erinevad Eestimaa ettevõtted tegelikult toetavad. Lisaks sellele meil on siis auhinnad toosimise ja oleme auhinnad ka valimatele. Tänase etapi valimaid esitavad ka väga palju Eestimaa ettevõtted. Meie väga suured head sõbrad toetajad. Auhinnadest räägib õige pea, aga on niimoodi, ütleme siis üldiselt ära kõik need toetajaid, kes meil siin tänasel näevad. Ehk siis rahvalootumis.ee, Tartu Mill, Sina Meeldus, Sina on Reaktor, Alegri Jooksja, Post, Riik Pool. Lisaks siis valimata olid ning finaalkoostöö loomulikult meie riigi hulgas sõbratoetajad, kes on selle üldise ja sponsorite kirjas. Kui rääkida siin, siis ettevõtetest, kes siin tänasel päeval kohal on, siis siin peaks väga kohal erinevad kõrged tagavale kolavõttu, siin on kohal kõik ettevõtted, kes oma tootmetele reaalselt liikuvad. Ehk siis siin on kohal orienteerivad tooted, sellised, mis on koostud, aga nii harvad. Ehk siis saate endale kõik harvad eraldi koostu sisse panna nii-öelda või harva kohale panna. Ning sellised paljud inimesed otsud lähevad loosid, et alla aulised punktid, mõnes ettevõtted töötavad paremini, siis töötavad kontakti maapiirkonna ning sellele siis inimesed on parem olla. See on lühidalt nii palju, kui mina selle kohta oskan rääkida. Aga selle teema on olemas inimene, kes selle kohta palju rohkem rääkida ei tea, nii et kui te olete selle huvitatud, siis tahate selle teise teema huvitav, mille nii lisaks sellele, et siis Orifleima kohal ja kõik liigete kohal on siis kõikidele pakutele võtetele siis meie sponsorite veel pandud mahus uus konkurri, on tegelikult seda nii uued, et neile kohe
numbrit küsida. 12 poisid 2 kohustuslikku ja valid 8. see oleks tõesti imetlik. Sellepärast tehniliselt, kuna meil on siin nüüd vesi ja peal on vedelik, mis on -196 kraadi külm, siis otseselt teie näpp hakkaks juba külmuma ja see oleks halb. Mitte keegi palun näppu sisse ei pane, pane nüüd tasimine. Sa oled väga üleannetu toitnud. Aga sa võid vaadata küll seda, lihtsalt palun ära midagi halba tee. Kui me midagi keelame, siis see on põhjused. Tõesti, nagu näete, tänu sellele vedelikule hakkab siia vee peale tekkima juba jää. Nii, siin on see täiesti tükk juba valmis, näete, jää tekkis lihtsalt. Tänu sellele vedelikule, mida ma siia sisse valasin. Nüüd ma usun, et võite ise ka proovida ja katsuda ühte seda jäätükki täiesti julgelt. Nii, oota kaks, niimoodi, nüüd võib proovida. Nii, vaata. See on just praegu tekkinud jää tänu sellele vedelikule. Täiesti tavaline jää. Muidugi. Pange siis tagasi, ärge seda kaua käes hoidke, sellepärast et see vedelik on -196 kraadi külm ja ta tegi selle jää ka hästi külmaks. Oot, see nüüd on. Jah, mõni on külm. Kõik on külm. See, ta on vedellämmastik. Jah, ei pole hullu, tegelikult ma isegi ei öelnud. Ta on vedellämmastik, et lämmastik, mida meil on õhus 70–80%, on viidud ta külma keskkonda, ta on jahutatud ja lõpuks on ta muutunud vedelaks. Tehniliselt, kui me paneks kuluks õhupalli täis, ta paneks ta siia sisse enda õhupalli, me saame teha ka vedelat hapust. Et ongi see, et kui gaasi viia nagu külmemasse keskkonda, siis nad muutuvad vedelaks. Täiesti vedelaks. Nii, tähelepanu, kõik Raekoja platsil olevad inimesed. Meie teaduskomplis algab tänase päeva esimene teadusteater. See on umbes 45 minutit erinevaid, huvitavaid ja põnevaid teaduskatseid. Et ärge kogunege minu juurde, vaid kogunege sinna teaduskopli juurde. Otse sinna sisse, ärge kartke. See on tasuta ja saate näha pauku, säevatust, igasugust huvitavat asja. Et ärge kartke ja võite otse sinna teaduskoplisse minna. Sinna teaduskoplisse, ärge kartke. Julgelt, kõik minge sinna, kõik. Sinna tervist. Sellepärast, et ma panin siia natuke kuiva jää. Teaduskoplisse näha, teadusteatris.
te võite võtta kohvi, jooki, snacki kuhugi iganes. Yeah, this was something attractive. Kuule, lähete ka? Kuule, lähete ka? Palju.